Maailma liidrid võivad küll tähistada seda USA ja Iraani kokkulepet, kuid mitte kõik ei ava šampanjat. Praegu Iraanist tulevad sõnumid räägivad hoopis teistsugust lugu. Tavalised iraanlased, inimesed, kes on üle elanud valitsusvastased protestid, õhurünnakud, nälja ja elektrikatkestused, loevad nüüd seda memorandumit ja esitavad ühe lihtsa küsimuse. Kus meie selles kõiges oleme? Leping räägib uraanist, see räägib Liibanonist, see räägib külmutatud varadest ja naftasanktsioonidest. Aga paljude iraanlaste jaoks tänavatel pole nende elud ja õigused, nende surnud selles tekstis üldse mainitud. Üks sõnum, mis saadeti uudistekanalile Iran International, ütles seda väga otsekoheselt. Me kaotasime oma inimesed, me talusime rohkem nälga ja vaesust, meid tapeti ebaõiglaselt, kuid uraan oli peamine teema. Ja teine nimetas seda kokkuleppeks, mis allkirjastati, tsiteerin, Iraani laste surnukehade hinnaga. Nüüd liitub meiega Armin Navabi, Iraani poliitiline analüütik. Armin, need sõnumid Iraani seest kirjeldavad reetmist. Need kirjeldavad tegelikult leina ja raevu. Kas see kajastab seda, mida sa laiemalt iraanlastelt nii Iraanis sees kui ka diasporaas kuuled? Kui sügav on see pettumus? See on väga märkimisväärne. Ma tõesti igapäevaselt mul on saade, YouTube'i saade, mille vaatajaskond on Iraanis ja inimesed võtavad minuga ühendust ja avaldavad oma arvamust. Ja tead, iga päev, kui iraanlased tulevad ja räägivad minuga ning ka otsevestluses, on näha, et nad on väga pettunud. Nad tunnevad end reedetuna, nad tunnevad, et nad on unustatud. See on tõsi, ma püüan sellele vastu seista. Ja ma püüan edendada lootust ja tunnet, et see ei ole tegelikult see reetmine, mida nad arvavad. See on minu jaoks väga raske, keeruline asi teha, sest enamik kommentaare väljendab tõelist pahameelt selle üle, kuidas asjad lähevad. Siiski arvan ma, et vähemalt oma saates Iraanis elavate iraanlastega olen ma tegelikult edukas. Teate küll mõne asja neile väljatoomises, nii et saate alguses on inimeste suhtumine hoopis teistsugune kui minu saate lõpus. Ja kui soovite, võin teile täpselt öelda, mida ma neile ütlen, mis paneb neid end lootusrikkamalt tundma. Olgu, kõigepealt ütlen ma neile, et ükskõik kui pettunud nad ka president Trumpis poleks, see, mida me president Trumpilt saime Islamivabariigi vastu, oli palju olulisem kui ühegi teise USA presidendi puhul ajaloos. Nii et ärge võrrelge seda, mida president Trump tegi sellega, mida te oleksite tahtnud, et ta teeks. Võrrelge seda, mida ta tegi sellega, mida ükski teine president on teinud. Islamivabariik pole kunagi varem nii nõrk olnud. Ahju, mida president Trump koos peaminister Netanyahuga on Islamivabariigile põhjustanud, on viinud meid aastate võrra lähemale režiimi kukutamisele. Aga Armin... Ma lihtsalt pean sinult küsima, ma mõtlen, see, mida sa ütled, on tõsi. See on täiesti tõsi, aga tegelikus kohapeal on praegu see, et me näeme endisel, kuidas Islamivabariik hoiab võimu. Ja nüüd räägitakse, et umbes $300 miljardit suunatakse Iraani ülesehitamiseks. Ja loomulikult eeldan ma, et suur osa sellest rahast läheb Islamivabariigi enda ja selle sõjaliste võimete taastamiseks. Nii et tegelikult need $300 miljardit, kui see on tõesti nii, nagu räägitakse, on IRGC-le pigem kahjulikud kui kasulikud. Sest kõigepealt, Islamivabariigi majandus ei ole praegu sellises seisus, et suudaks $300 miljardit vastu võtta. Need $300 miljardit peaksid tulema eraettevõtetelt ja minema eraettevõtetele. See ei peaks tulema Ameerika Ühendriikidest. Ja ükski eraettevõte ei kulutaks Iraanis miljardeid dollareid, kui IRGC-l on 2/3 majandusest monopol ja nad võivad selle igal ajal sulgeda või hävitada. Nii et pidage meeles, IRGC võim ja kontroll tulenevad nende domineerimisest Iraani majanduses. Seega kõik, mis avab seda majandust, see põhineb isolatsionismil, käsumajanduse struktuuril, peamiste tööstusharude monopolil Iraanis ning samuti Ameerika vastasusel ja Iisraeli vastasusel. Need $300 miljardit peaksid minema erasektorile, mis on suurim oht IRGC domineerimisele Iraani majanduses. Ja ilma IRGC laialisaatmise või võimu kaotamiseta, ilma et ta kaotaks kontrolli majanduse üle, ei hakka ükski erasektor tegelikult toimima. Kui investeerida Iraani eraettevõtetesse, samal ajal kui IRGC omab endiselt majanduse üle kontrolli, siis see on sisuliselt oma raha põletamine. Nii et see raha ei jõua Iraani, kui IRGC ei kaota oma haaret majanduse üle. Ja kui see juhtub, lisaks konkurentsile erasektoriga, oleks see IRGC kontrolli ja domineerimise lõpu algus. Nii et see ei ole $300 miljardit, mis läheks IRGC-le.
see on $300 miljardit, mis läheb IRGC konkurentidele ehk erasektorile, mida IRGC on aastaid püüdnud hävitada ja nõrgestada. Nii et mina ei näe seda nii. Ja see on veel üks asi, see viibki mind küsimuseni, mis oli sellel hetkel selle lepingu allkirjastamise ajend, kui see tõesti nii on, sest on selge, et on õiglane öelda, et Islamivabariik on nõrgemas seisus kui kunagi varem. Aga samal ajal säilitab see siiski teatava tugevuse. Nii et tuleb meeles pidada, et see ei ole leping, see on vastastikuse mõistmise memorandum ja see ei ole siduv. Ja see ongi nii ning Ameerika Ühendriigid võivad ikkagi teha, mida tahavad, sest nemad jõustavad seda. Kes siis on selle memorandumi jõustaja? Jõustaja on Ameerika Ühendriigid. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kui see on siduv, siis on see siduv ainult Islamivabariigile, mitte Ameerika Ühendriikidele. Ameerika Ühendriigid ei pea järgima midagi, mis selles dokumendis kirjas on. Nad võivad lihtsalt vaadata, mida Islamivabariik teeb ja kui neile ei meeldi, siis ongi kõik. Nad võivad igal ajal pommitamise juurde tagasi minna ja keegi ei saa selle vastu midagi teha. Nii et minu jaoks on see vastastikuse mõistmise memorandum selleks, et anda Halil Galibovile eelis, sest ma arvan, et ameeriklased on leidnud Islamivabariigis siseringi mehe, kes aitab ameeriklastel nõrgestada IRGC-d ja kõrgeimat juhtkonda ilma sõjaliste tegevusteta. Ja Galibovil on vaja seda sisemiselt režiimi toetajatele maha müüa. Vastasel juhul kõrvaldatakse ta täielikult. Memorandum peab olema kirjutatud sellises keeles, et ta suudaks vähemalt mõnda inimest veenda, et see ei ole Islamivabariigi jaoks nii halb. Ma arvan, siin arutatakse 2 erinevat kokkulepet. Üks, mis on memorandumis ja mis on lihtsalt näitamiseks ning teine, mida Galibov võiks sisemisele publikule kuidagi maha müüa. Aga siis on olemas ka tegelik kokkulepe ameeriklaste ja Islamivabariigi vahel. See on midagi, millele Galibov, ma arvan, on veelgi täielikumalt allunud president Trumpile selles osas, millist käitumist ta kavatseb nõuda. Aga seda on raske teha, sest IRGC-l on endiselt palju võimu. Aga tundub, et Galibov on ajutiselt suutnud kontrolli säilitada ja saanud ameeriklaste abiga Islamivabariigis domineerivaks tegelaseks. Nii et kui sul on keegi Islamivabariigis, kes reetis IRGC ülemjuhtkonna ja Bardari leeri ähvarduste tõttu. Ameeriklaste ähvarduste abil on see palju tõhusam, odavam ja vähem kaootiline viis IRGC võimu ja nende kontrolli Islamivabariigis aeglaselt vähendada. Ja ma tean, et paljud inimesed tahtsid, et see oleks sprint. Ma arvan, et see on pigem maraton. Ja ma arvan, et ameeriklased ja iisraellased katsetasid, kas see võiks olla sprint. Lõpuks ei olnud see sprint, see on maraton. Ma näen, et paljud inimesed on pettunud, sest nad tahtsid, et režiimi kukutamine toimuks kiiremini. Ja see on täiesti õigustatud, sest Iraani rahvas kannatab ja inimesi hukatakse. Nii et see on täiesti arusaadav. Oluline on siiski meeles pidada, et liigume õiges suunas, isegi kui see ei toimu nii kiiresti, kui me sooviksime. Iga kuu muutub Islamivabariik nõrgemaks ja iga kuu muutub Iraani opositsioon prints Reza Pahlavi juhtimisel Islamivabariigi vastu tugevamaks. Nii kaua, kui me liigume selles suunas, võidame me lõpuks kindlasti. Viimane asi, mida ma tahan teil küsida, kas saaksite sellele vastata ühe lausega, sest peame varsti reklaamipausile minema? Kas te arvate, et enamik Iraani avalikkusest usaldab endiselt seda USA valitsust? Enamik Iraani rahvast usaldab Iisraeli ja peaministrit Netanyahud ning ausalt öeldes ka kõiki teisi peaministreid, kes Iisraelis võimule tulevad. Ameerika Ühendriikide puhul on praegu palju rohkem lõhesid. Pean tunnistama, et lõhesid on palju rohkem. Ma püüan neid veenda, et isegi kui nad on president Trumpi peale pettunud, peame olema tänulikud, et ta on president, kes on teinud rohkem kui ükski teine president. Ja me oleme ameeriklastega palju sildu ehitanud ning pole mõtet neid sildu põletada. Seega püüan ma neid veenda jätkuvalt president Trumpi toetama. Hästi, Armin, oli väga huvitav kuulda sinu arvamust sellest kõigest. Suur aitäh, et meiega liitusid. Aitäh, et mind kutsusite.